millised tingimused on juurdepääsu teedel siis ehitatava maja puhul, et nii mõnigi reklaamib välja, et ehitan teie maja kuhu iganes, aga mis tihti osutub siis selliseks reklaamikampaaniaks, et kas Winlog ikka suudab igale poole ehitada, või mis tingimusi me nende teedele tahame luua, kui klient tahab soo tagumisse nurka näiteks ehitada? No saab kindlasti, küsimus on lõpuks ju kõik on võimalik maailmas. Küsimus on mõistlikkuses ja eelarves, et sohu me ikkagi oma maju nii tavapäraselt ei raja. Teid küll seda küsin, aga ma siin natuke fantaseerin. Ja tellija seisukohast ma ka ei soovitaks sohu omale kinnistust osta. Aga eks väga erinevates paikadesse on maju tehtud tõepoolest ja ka sellistesse, kus on väga raske ligipääs. Aga veel kord jah, ütleme ka juba kinnistu valikul võib-olla võiks seda aspekti silmas pidada. Sest et nagu ma ütlesin, kõike saab, küsimus on võib-olla eelarves, aga kas me tahame seda eelarvet nii kõrgeks ka ajada, ja see ligipääs kindlasti on üks faktoritest selle eelarve kujunemisel. Ja no siiamaani me pole ühtegi kopteriga alla lasknud maja, et ikkagi suured autod peavad sinna ligi saama. Et eriti veel, kui on CLT paneelidest hoone, et 2 meest ei võta seda paneeli ja jalutada sellega paar kilomeetrit kuskil metsa vahel, et seda tuleb kindlasti arvestada. Meie tuleb sinna ju juurdepääs saada. Kõige erilisemad juhtumid meie puhul on võib-olla Eestis sellised väikesaared, kus ongi, ei ole regulaarliinegi tegelikult, kus see transport tuleb kõik eriveostena tellida. Ja veel kord, et sellisel juhul on see kõik selline ekstra nii-öelda tellija jaoks, et tellija peab sellega arvestama, et see kõik maksab ka paraku päris palju. Ja mõnes konkreetsetes juhtudes on jäetud see osa nagu, kuidas öelda, avatult lahtiseks, et meie Winlog siiski tegeleb ju eelkõige maja ehitamise ja selle disainimisega. Ja kui on väga eripärane asukoht, siis läbirääkimise kliendiga siis on jäetud need asjad nagu vastavalt siis, kuidas seda parimat logistikat on võimalik leida. Ma arvan, et ega sellel elanikul teatud mugavusi ta soovib ka ju tulevikus kasutada, et kui tal täna kinnistul ei ole teed, et kui see just ei ole selline metsamajake, kuhu sa matkama lähed, siis sa tahad sinna ikkagi ka hilisemas faasis ju autoga ligi saada, et mingi juurdepääsu tee mingis ulatuses tuleb ju enamasti ikka rajada. Jah, et ligipääs ja kommunikatsioonid, elekter, vesi võiksid tegelikult ikkagi olemas olla. Kanalisatsiooni saab ka lokaalselt üldjuhul lahendada, kuigi see võib jällegi olla lisakulu, eks. No ja sõltub muidugi kliendi enda kontseptsioonist. Võib-olla ta tahabki hästi sellist looduslähedast ja kuidas öelda siis metsaripes elada, kus on vihmavesi ja soe päike ainult. Aga ma ei kujuta ette, ma võib-olla lahmin natuke, aga ideeliselt on võimalik ju maju transportida ka helikopteriga, kui klient seda tõesti sellisesse kohta tahab. Paarisaja ruutmeetrine villa kuhugi metsanurka. Aga okei, see on natuke ultreeritud situatsioon. Jah, ütleme, mida ma tean, meie lähiriikides siin võib-olla Mägises Norras on üsna tavapärane see, et ikkagi see komplekt tarnitakse tegelikult viimane osa lähebki helikopteriga siis konkreetselt sellele krundile. Meil küll Eestis ei ole seda. Eestis on tasane maa ja õnneks on meil ligipääsetavus parem ja tavaliselt ikkagi keegi sohu maja ei planeeri.